No nii, olen kinni püüdnud seksika mehe aastast 2020. 2002. Päris ammu oli see. See oli väga ammu juba. See oli natuke enne Erki Noolt, jah? See oli nüüd aasta enne Noolt. No hästi oled säilinud. Ma tänan. Head rohud. Kuidas see seksika tiitel sinu elu muutis? Palju? Muutis niimoodi, et minu seksikal naisel oli siis nagu enam-vähem nagu atesteeritud peigmees lõpuks. Et varem oli nagu väga ebaühtlane see värk, aga lõpuks Kroonika ja Ingrid Weidenberg ütles avalikult välja, et see mees on väga seksikas ja mul oli kodus sellest väga palju abi. Kas ta on alati kodus seksikas? Jaa, absoluutselt, muidugi. Mõnikord suu lahti ei maga niimoodi, et... See on väga suur üllatus praegu, et Kerli niimoodi ütles. Ma arvan, valdav osa ajast tegelikult ma olen väga, seksikas. Päriselt, jah? Jaa, sest et sellepärast, et sellise ürituse jaoks ma nagu pean nii retsilt nagu trenni tegema ja hoidma nagu seda ressurssi, et siin nagu lajatada. Kui lihastrenni või? Lihastrenni, nagu sa näed, ma teen meeletult. Et üldse midagi täita siin, jah? Ei, no siin selles mõttes, et ma ei hakka näitama praegu, et võib-olla nagu vale koht natuke, et lihtsalt siin nagu teised tunnevad halvasti ennast. No seksika tiitel on ilmselt tänase õhtu ikkagi nael. Kellel see veel saamata on? No ma ei tea, Uku Suviste on 2 korda saanud, Robert Lepikson on saanud, Jürgen Weber on saanud. 2 korda saanud või? Mingisugune asi jaa oli. Jaa. Ei ole. On, mingi segadus oli. Ei usu. Peatoimetajate vahetus oli. Tegelikult ka või? Kurat, see on jama ju. Kuidas sul 2 korda ei ole? Ma just hakkangi mõtlema, et milles asi on. Tegelikult vääriks. Muidugi. 3. ka, ma arvan. Ta on täna väga siin kaameras väga viisakas. Minu meelest üks eriti lahe, kui võidaks nii seksikama mehe kui seksikama naise kategoorias ka. Jaa. See oleks selline uudne, modernne. Sa mõtled üks ja sama inimene nagu võidaks või? Mitte binaarne. Selleks on võib-olla lõpuks see aeg. See on tehtav. Kes võiks olla aasta meelelahutaja? Äkki Karl-Erik Taukar? Jaa, muidugi võiks olla. Aga tegelikult see võiks olla vabalt näiteks Kerli Kivilaan. Sellepärast, et ma ei hakka, ei tohi vist öelda. Ma ei ütle midagi. Ma ei ütle. Kerlil on midagi nagu ilmumas varsti. Ma ei ütle, mis asi. See võib olla eluloraamat, see võib olla selline koduste sekelduste õpik naistele. See võib olla muusika. Seal ma ütlen, et midagi tuleb. Ta võib sünnitada lapse, võib sünnitada plaadi ka. Kõik võib sündida. Jaa. Wow. Jah. See on kõik võimalik tänapäeval. Tänapäeval on kõik võimalik. Ei. Kohe igasugused tervitus. Igasugused nii-öelda reprodutseerimise kuulujutud ja uudised ma võtan kohe maha. Täna me ikkagi tulime taksoga mõlemad. Ühe samaga. Mul on keeruline mõttekäik, ma tean. Aga me ühesõnaga me lubame mõlemad endale väikse operatiivi. Ehk siis 9 kuu pärast võib midagi oodata. Jah, kusjuures, kui sa niimoodi küsid, siis tegelikult niimoodi ma ütlen, et see on täiesti võimalik. Selle mõttega nõus lõpetada, püsige siis ka seksikad. Proovime, sina ka. Elab. Hurraa.